tere! Logines WordPressi esimene avaleht on siis meil töölaud. Vasakul on meil põhimenüü, mille abil siis järgnevaid liigutusi teha. Alustame postitustest. Postitused ja lehed. Põhimõtteliselt üks sama asi. Postituste all teeme postitusi ehk uudiseid, lehtede all teeme staatilisi lehti. Näiteks kõik uudised ehk postitused lähevad meil siia alla, ehk siis uudiste alla. Kõik lehed ongi siis need menüüribas olevad lehed, ehk siis teekord Virumaa südames, põnev lugu ja nii edasi. Ehk siis teeme teiega uue postituse. Lähme siis lehele kõik postitused. Meil on näha, et üks postitus on juba tehtud ja sellel lehel on meil 4 keelt, ehk siis eesti, inglise, vene ja soome. Igat keelt peab tegema eraldi, kuna ei saa niimoodi tõlkida ära, kuigi ma arvan, Google Translate'iga võib seda teha, aga see tõlk ei tule sealt normaalne välja. Ehk siis vajutades siia, lisa uus. Teeme uue postituse. Mis keeles me teeme? Näeme siin üleval. Väike menüüke on kogu aeg üleval. Saate vahetada keelt, kui on tarvis. Esimene asi, mida me näeme, on lisapostitus ja siia seda pealkiri. Paneme uus postitus. Liigume allapoole. See on siis visuaalne redaktor, mis aitab meil postitust teha vähe ilusamaks. Ehk siis, kui te HTML keelt ei tea ja kergem teil kasutada neid blokke. Muidugi, kui tahate ise HTML-is kirjutada midagi, vajutage siia tekst ja palun tehke mida tahate. Mina soovitaks FontAm visuaalredaktorit kasutada. Ehk siis igat lehte eelnevalt saate nagu eelvaadata või salvestada mustandina ja pärast avaldada. Liigume allapoole. Siin on FontAm ehk siis kavandi seaded. Neid on siin väga palju, momendil sellest ei hakka rääkima. Ja rubriigid. Igat postitus võite jaotada rubriikideks ehk siis kategooriateks. Ja seaded. Teeme näiteks mingi postituse, et tahame näiteks panna pealkirja koos sellise joonega, see on tekstivedar või kuidas selle õigesti hääldada, ma ei teagi, aga ma arvan, see pole momendil kõige tähtsam. Siis tekib siia selline plokk, eraldi seda saate näiteks selle pealkirja ära muuta selle, vajutades selle pliiatsi peale. Kui tahate kustutada, siis selle prügikasti ikooni peale või siis kloon ehk siis kopeerida, kloonida. Võtame pliiatsi peale. Tekkiski. Selline tekib, avaneb selline redaktor, mida saab eraldi muuta. Näiteks kirjutame uus uudis. Seadistada keskele. Paneme siia. Salvesta. Ja vajutame eelvaade. Avaneb uus vahekaart. Peal saate näha, kohas ta välja näeks. Ehk siis näeme sellist lehte. Uus uudis, mis me tegime, ja selline joon. Liigume tagasi. Et lisada teksti juurde, vajutame tekstbloki peale. Muidugi neil on siin väga palju erinevaid blokke, mida saate ise katsetada ja proovida ja nagu eelvaadet kasutada ja vaadata, mida ta teeb ja kohas ta välja näeb. Kõike muidugi me ei hakka läbi käima, et
näitan põhilist. Vajutame selle tekstbloki peale. Ja siin annab selline text image blokk. Siin saate lisada kohe siin teksti juurde. Näiteks uue teksti sisu või midagi muud. Aga kui tahate rohkemat, vajutate pildi peale või mis pildi peale, pliiatsi peale, see avaneb siin visuaalredaktor, mida te olete harjunud nägema Wordis näiteks. Ja siin saate teha erinevaid muid asju. Esimene, teine ja nii edasi. Siin saab ka lisada pilte, näiteks lisameedia faili. Saate video lisada, pildi või midagi muud. Saab lisada ka galerii, loo galerii. Näiteks lisame siia mingi pildi, näiteks selle karjääri pildi. Avaneb selline pilt. Seda pilti saate jällegi seadistada. Vahetame pliiatsi peale, eks muuta. Näiteks tahame, et pilt oleks keskel, paremal, vasakul, lihtsalt puudub. Siin, et saate, et vahetades pildi peale läheb edasi muule lehele. Vahetame kohandatud URL, siia vahetada URL aadressi, et vahetades pildile, kuhu ta peab siis minema. Või siis meediafail, ehk siis vahetades selle pildi peale, ta lihtsalt avaneb aknas suure pildina. Aga meil seda pole vaja, paneme lihtsalt puudub. Et kui tahate muidugi, et ta avaneks muul lehel, siis vahetage veel linnukese siia. Kui meil momendil seda pole vaja. Uuendame, salvestame, et paneme kinni. Ja vaatame, kuidas ta välja näeb. Nii. Näeb välja. Et jah, siia tekkis veel selline roheline pealkiri, kus on kirjas uus postitus. Seda võib kasutada, võib mitte kasutada. Seda on ka näitan, kus saab ära võtta. Valdab poole. Siin on meil show page title area. See ongi too koht. Paneme off. Liigume ülesse. Eelvaade. See on see roheline koht, kus oli pealkiri uus postitus kaob ära karvuski. Mul ta kunagi meeldib, ma kogu aeg lülitan selle pealkirja blokki välja, et mulle ta ei meeldi, aga jällegi, kuidas kellegile. Ütleme, et tahate, et postitus oleks kahes lüngas, et siin oleks mingi sisu ja siin oleks mingi sisu. Näiteks tahame, et oleks selline see tekst meil siin kohas. Kuidas me teeme siis? Teeme selle väiksemaks, miinuse peale vaatades. Ja lisame uue bloki, mis näeb siin välja, täpselt samasugune, saab seal eraldi veel redakteerida, meil seda pole vaja. Kopeerime ainult liimime siia selle teksti. Teeme ta väiksemaks, et ta mahuks siin ära ja automaatselt läks sinna sisse ära. Seda muidugi tahate muuta, näiteks teisele poole panna, seda saate nagu klikata peale ja tirida teise kohta. Et siin on väga kerge ja pole raske. Ja vaatame, kuidas ta välja näeb. Nupu eelvaade. Ja tekkis siia, ehk siis tirisemi selle esimese blokki siia poole. Näiteks me ei taha seda, me tahame, et blokk oleks ikkagi vasakul pool. Nii, natukene siit liikus, vaatame. No nii.
ehk siis te saate mängida, saate proovida teha veel väiksemaks. siia lisada näiteks pildi või midagi muud. Et saate vabalt proovida ja katsetada. Et vaatame edasi. Ehk siis meil selle pole vaja, teeme suuremaks ja avaldame. Vaatame, kuidas ta välja näeb siis lehe peal. Läheme siis pealehele. Meil pealehel on kõik uudised liiguvad välja. Uus postitus. Lisas admin ehk siis mina. Esimese postituse tegi meil Ott. Et kui tahate, et siin oleks veel tunnuspilt, siis seda saab lisada meil postituse lehel. Kõige all määra tunnuspilt. Vaid klikata selle peal. Valite tunnuspildi, saate kas või üles laadida või siis kasutada pilte, mis on juba eelnevalt üles laetud. Vaatame selle peale, karjääripildi peale, määra tunnuspilt, ta tekib siia valmis. Uuendame. Käes vahetame uuesti logo peale või siis lihtsalt uuendame lehte. Siis tekib selline tunnuspilt, pealkiri ja kes koostas selle. Külastajad saavad lisada like nuppu, et meeldib see postitus näiteks. Ja liigume siis postituse peal, kuidas ta nagu välja näeb. Siis tunnuspilt tekib keskele siia. All siis uudis. Eesmärk sisu, mis me siin tegime. Et kõik see on ainult eesti keeles. Siis igaks juhuks salvestame ära. Uuendame. Ja siis vaatame, kohas saaks muuta, teha ka teisi keeli. Siin näete, on olemas Translate Yourself, et tõlkige ise English, Russia ja soome keel. Ehk siis, et kõik seda uuesti mitte teha, ehk siis blokk nagu välja näeks leht, saab kohe kopeerida eestikeelsest, siis soome, vene ja inglise keelde. Võtame duplicate, võtab hetk aega. Ja nii. Salvestame ära, uuendame. Lähme vaatame, kust seda saab siis tõlkida vene keelde, soome keelde. Ehk siis see on kõik sama, et lähme siis kõik postitused ja leave the page. Seda uus postitus ja siin ongi kõik need teised keeled. Siis läheme inglise keele peale. Seda siis koheselt muutub. Eesti lipp läheb inglise keele lipu peale. Ongi tekst täpselt samasugune nagu eestikeelse lehe peal. Kopeeritud. Ehk siis panetate kõik sama teksti, mis peab olema inglise keeles ja kirjutate siia ja siis uuendate ära. Kõik, nii kerge ta ongi.